Tere, armsad meediunisõbrad! Mina pidin ütlema ennem. Nagu mina alustasin, siis nagu sa võtsid üle, jah. Mida? Leppisime nagu nii kokku. Mina alustan ja siis sa võtad üle. Ei. Mina olen Kristin. Ja mina olen Katariina. Ja see siin on novembrikuu meediuni saade. Meie saatel annab avapaugu projekt Digisild põlvkondade vahel. Kas sa mäletad midagi selle kohta? Mis see oli? See oli nagu, seal oli tehnikat ja eakaid inimesi ja noori. Ei mäleta. Ei mäleta. Mul on kuidagi tunne. Ma kohe küsin üle. Mis teema tollega oli? Projekt kujutab endast seda, et gümnaasiumi noored ehk siis 10. kuni 12. klass õpetavad siis eakatele tahvelarvuteid kasutama. Et tahvelarvutites õpime siis igasuguseid äppe, õpime, kuidas ajalehti lugeda, kuidas üldse tahvelarvutit kasutada ja mis sellega üldse nagu teha annab. Kust tuli idee sellise projektiga alustada? Idee tuli täiesti selgest taevast. Mõtlesin, et võiks teha midagi teistmoodi. Muidugi see projekt ei ole esimene kord, seda on tehtud ka varem, seda on tehtud minu teada siis nutitelefonidega. Mõtlesime, et tahvelarvuti oleks midagi ägedamat, see ei ole päris sülearvuti, aga ta on sarnane nutitelefonile, nii et need nagu omavahel oleks nagu sellises seoses. Ja õpetada neid vanuritele, ma ütlesin, et see on üks paras katsumus, et miks mitte esitada endale ja ka teistele väljakutse, õpetada siis eakaid kasutama tahvelarvuteid. Miks sa otsustasid sellest projektist osa võtta? Sest et ma kuulsin sellest ja siis see tundus kuidagi tore väljakutse. Mis on sinu ülesanne siin? Ma pean õpetama eakaid, et nad oskaksid tahvelarvutit kasutada. Mind motiveerib alati siia tagasi tulema see, et ma saan nagu kedagi aidata, sest et tahvelarvuti kasutamise oskus on tegelikult väga vajalik. Mis oli õpilaste esimene reaktsioon kokkupuutudes tahvelarvutiga? Nad olid väga šokis. Nad ei osanud sellega mitte midagi peale hakata. Nad vajutasid tahvelarvutil nuppe nagu sellel nuputelefonil. Nad ei saanud aru, et on vaja libistada ja õrnad puudutada, vaid nad hakkasid kohe toksima, nagu toksitakse arvutil klaviatuuri. Et see oli nende jaoks kõige suurem šokk. Ja kindlasti see, et nad saavad selle tahvelarvutiga pilti teha. Et nüüd ma tean, et iga kord, kui me alustame tundi, siis nad kõigepealt tahavad pildistada, tahavad mind filmida või kedagi teist filmida, nii et tundub, et neile on tegelikult päris huvitav. Mida sa oled siit uut õppinud? Ja siin ma olen õppinud, kuidas näiteks pilti teha. Ma seda ei osanud üldse ja kuidas kustutada neid ja tähendab teksti suurendada, teksti vähendada, edasi minna. No minu jaoks, ma ei ütleks, et ta nüüd, kus ma siin ütleks, et ta nüüd raske on, aga võib-olla äkki, ta nõuab nagu rohkem keskendumist ja võib-olla nagu harjutamist ja kui ütleme, noored saavad siin võib-olla 1-2 korraga, siis mul vast läheb 3 korda rohkem aega. Kas oled kuulnud, et teatrikool Polukonna alustas Põlvas tegevust? Jaa, midagi olen kuulnud tõesti. Mäletan, käisin eelmine nädal kinos ja just enne filmi algust käis üks tutvustav video selle kohta, kuid millega seal täpsemalt tegeletakse? Mina ja Jan käisimegi asju uurimas. Oleme sellel kõledal laupäeval tulnud Põlva kultuuri- ja huvikeskusesse, kus leiab aset järjekordne teatrikooli tund. Aga Jan, lähme vaatame, mis nad seal teevad. Lähme. Tere! Ma hakkab rääksima. Rääks.
part läheb kokku, ei lähe ju. Praeks! 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 Teatrikooli põhimõte on mängida ja ennast vabalt tunda ja siis saada oma sisemised mängulised oskused välja, et jah, et julgeda lava peal midagi teha. Minu arust on see teatrikooli põhimõte. Mille põhjal on liikmed teatrikooli valitud ja kui keeruline on teatrikooli sisse pääseda? No meil oli väike katse, kus igaüks kas siis luges luuletust või proosateksti, aga polügoonil on see põhimõte, et anname kõigile võimaluse ja kõik said sisse, et iseasi muidugi, kes jääb käima, kes üldsegi tunneb ennast lava peal vabalt, et jah, et kõik on teretulnud. Milliseid isikuomadusi teatrikoolis käimine arendab? Väga palju. No esiteks muidugi julgus, fantaasia, väljendusoskus, kuulamisoskus, suhtlemine võõrastega, ka füüsilisi oskusi omandame lavalisi ja siis ka häälelisi oskusi. Elu on liiga. Mis on teater sinule? Teatris on nagu väga hea võimalus ise nagu kedagi teist mängida, aga samas nagu sa ei pea ise mõtlema selle peale, et kuidas see nagu teistele paistab, sest sa nagu teed kedagi teist. Miks otsustasid õppima hakata Polügooni teatrikoolis? Esiteks Polügooni teatrikool on Põlvas ja see on päris ligidal, nii et see oli väga hea võimalus siia tulla ja kuna tulevikus tahaksin ka ennast siduda teatriga või teatri tegemisega, siis mõtlesin sellest võimalusest kinni haarata. Mis on teater sinule? Teater on selline hästi põnev tegevus. Ütleksin isegi, et hetkel juba elu lahutamatu osa. Miks otsustasid õppima hakata Polügooni teatrikoolis? Kõigepealt muidugi see, et see on selline hea ja ainulaadne võimalus seda teha siin Põlvas. Lihtsalt huvi oli tulla ja vaadata, kuidas asjad käivad. Ootus ongi see, et põnevusega ootan, mis iga järgmine tund saama hakkab. Mul ei ole mingit konkreetseid ootusi, ma ei teagi, mida oodata. See on tegelikult, see koolivärk on ikkagi päris uus asi. Oktoobri lõpus avanes Meediasüstil imeline võimalus osaleda UNESCO rahvusvahelisel meedia- ja infopädevuskonverentsil Leedus. Ja ära käidi ka noortefoorumil Riias. Meediasüsti olid esindamas Kristina, Kairi ja Karl Gustav. Järgnevalt vaatame, mis seal õieti toimus. And what are we talking about today is our media club, NGO, Mediasüst. How I get there? One day, Kristina called me and asked that, Gustav, can you give one-day course for all our young people? And I just said where it is, and she said in Põlva. How far it is? 40 kilometers. Okay, I will come. And then when I get there, I saw that in how small city can be really big group of young, talented, enthusiastic people, young people
who are really interested in media. And it was just amazing and inspiring to see. And now I have been in media injection about 2.5 years. I personally think that this is really admirable how we grow there our personalities. A word that comes up in my mind is courage. We are put in so many different situations which we couldn't expect, and that means stepping out from our comfort zone. As many times as we do that, easier it gets. And I feel that we step up from others. We are more braver to communicate with different kinds of people, and we dare to say our opinions out loud. And I would also like to say that in time I have learned how to step back and not to be the one who takes all the actions. And now I am really pleased to see that the youngsters are the ones who are taking the actions, and I am there to support them. And I think this is how it really should be. So thank you very much. Ja selline oligi meie novembrikuine Meedion. Ja näeme juba järgmine kuu.